Alles 2 aastat tagasi käis Paides Keskerakonna kongressil kõva madin, kes saab Jüri Ratase järel uueks juhiks. See oli justkui otsustav hetk, millises suunas hakkab erakond liikuma. Toona jäi peale Mihhail Kõlvart ning Tanel Kiik põgenes koos 10 teiste inimestega sotsiaaldemokraatide rivistusse. Täna suuremat kaklust polnud. Erakond valis omale uue vana esimehe ehk ainsa kandidaadina oli üles seatud Mihhail Kõlvart. Kuigi 2 aastat tagasi panid 100 liikmed otsuse järel lauale lahkumisavalduse, kinnitasid täna Kõlvarti taas ametisse 384 liiget. Arvestades olukorda, kus me olime ja kus me oleme praegu olnud või praegu oleme, siis seda vankert on ta vedanud ja vedanud väga hästi ja loomulikult me jätkame tema juhtimisel seda töö tegemist. Ka erakonna juhatuse osas suurt muutust ei toimunud. Uute nimedena lisandusid vaid Märt Sults, EKRE nimekirjas Euroopasse sõitnud Jaak Madisson ja Lasnamäe linnaosavanema kandidaadina üles seatud Miroslav Berezovski. Muus osas on erakonnal palju uusi tuuli. Tallinnas võideldi end taas võimule ning sõlmiti värske abielu Isamaaga. Kaasavarana tuli ainult hõbelusikate asemel kriminaalasi, mida tõsi alles uuritakse. Meie oleme siin täpselt samamoodi kõrvaltvaatajad ja Keskerakonna puhul peame ju aru saama, et alati peab pigem väga rahulikult nendesse suhtuma ja vaatama, kuidas asjad arenevad, et mingisuguseid otsuseid või seisukohti siin praegu võtta kindlasti on väga-väga vara. See praegune olukord vajab selgust mitte ainult Isamaa tuleviku kontekstis, vaid tegelikult ka terve ühiskond vajab õigusselgust. Ja see on laiem küsimus kui ühe erakonna rahastamise probleem. Rahastamise probleem ripub enne järgmisel aastal toimuvaid Riigikogu valimisi kaelas ka Keskerakonnal. Selle aasta alguses mõisteti Keskerakond 3. korda süüdi korruptsiooni kuriteos ning kohtuotsuse järgi tuleb neil tasuda 1 000 000 euro suurune trahv. See on erakonna rahakoti vaatet olematuks lihvinud. Me seda trahvi oleme nüüd ju maksnud tegelikult juba ja järgmisesse aastasse jääb veel seal 200 000. Et tegelikult veebruari lõpuks siis on aasta enne valimisi on erakond sellest trahvist priini, et siis me saame juba tõesti hakata valmistuma valimisteks. Loomulikult see seis on jätkuvalt meie jaoks keeruline, samas meil on kindel arusaam, et me saame hakkama. Tallinnas, mis on ajalooliselt kuulunud Keskerakonnale, tänavu enam ainuvõimu ei haaratud. Ülemääraseid parandusi enne Riigikogu valimisi pole siiski plaanis sisse viia, sest praegune valitsus on Keskerakonna sõnul viinud Eesti kriisi ning päästjaid on loomulikult ainult üks. Süüdi on eelkõige arrogantsus, ülbus, ennast tähtsamaks tegemine, suhtumine, et küll teised riigid maailmas nagu Ameerika Ühendriigid või Saksamaa või Prantsusmaa peavad hoolitsema Eesti julgeoleku pärast ja inimesed, kes ei saa endaga hakkama, on ise selles süüdi. Inimesed, kes tahavad ka maapiirkonnas ellu jääda ja selles peavad maksma loomulikult ka kõik need inimesed, kes ei ole mitte kunagi Reformierakonda valinud. Ja täna olukord on niivõrd katastrofaalne, et tegelikult aasta ja 3 kuu pärast toimuvalt Riigikogu valimistel ongi täna ju väga vähe alternatiivi jäänud Eesti inimestel, et kes suudaks üldse Eesti sellest olukorrast veel viimasel hetkel välja tõmmata. Kas oleks vaja erakorralisi valimisi? Oleks vaja kindlasti, siis oleks võimalik juba praegu alustada olukorra parandamisega, kas tulevad erakorralised valimised, tõenäoliselt mitte.